Tere päevast kõigile, kell on saanud 4, et mul on väga hea meel tervitada nii kohalolijaid kui ka veebis olijaid. Minu nimi on siis Eva Ilksoo ja mina olen Pärnu kolledžis magistrikava inimesekeskne sotsiaalinnovatsioon programmi juht. Ja tänane selline lühikene sissejuhatav loeng sotsiaalsesse innovatsiooni on meil siis Kadri läbi viia. Me oleme leppinud siis selle kokku, et Kadri teeb väikse loengu ja siis lõpus võtame küsimused, kui siis küsimused tekivad, et nii veebis olijatel kui siis koha peal. Ja palun, Kadri. Just, tere, ilusat pärastlõunat siit toredast Pärnust. Ma kohe panen, kõigepealt ma küsin, et ma loodan, et veebis on meid kuulda, et kuna meil on siin mõned inimesed ka koha peal, siis natuke peame siin jagama seda, üks moment. Üks hetk kohe, saame selle õige pildi. Kas ta nüüd? Nii, ikka vist ei tule õiget pilti, aga okei. Äkki meie tehniline abi saab tulla nii kaua, ma siis teen sissejuhatuse. Kuuleb hästi, väga tore. Pilt oli kenasti, kas see oli slaidi esitluse pilt? Mul endal näitas tegelikult teist pilti. Okei. Seepärast, et aga siiski ma tegelikult tahaksin väikest abi, sest et nüüd vist on olemas. Ma igaks korraks küsin veel üle, ma vaatan, kas ma saan vaadata nüüd neid, ma ei saa neid sõnumeid vaadata. Edeka, sa saad kontrollida, kas on õige vaade, sest minul on praegu õige vaade, aga ma ei tea, kas mulle tundub, et veebis ei ole seda. Sest seal ei ole seda. Aga hea küll, mina olen Kadri Kangro, olen sotsiaalse innovatsiooni lektor ja teadur Tartu Ülikoolis, Ühiskonnateaduste instituudis. Tulen täna siia Pärnusse üldsegi tegelikult Võrumaalt, kus on minu põhiline paiknemine ja minu suur huvi nii teadlase kui praktikuna on olnud just selline innovatsioon ja uuendused valdkondades, mida me tavapäraselt võib-olla ei mõtle sellisest klassikalise innovatsiooni tähenduses ehk et see, kuidas me leiame toimimises, oma kogukondades, oma sellistes tegutsemiskeskkondades uusi viise, mis võib-olla ei vasta väga hästi meie väljakujunenud arusaamadele, kuidas asjad peavad olema tehtud ja toimivad, aga samas nendes peitub midagi väga väärtuslikku, millest tasuks õppida ja seetõttu, kuna minu taust ja kontekst on seotud just maapiirkondadega, siis ka minu tänased näited väga sageli on just võib-olla tulnud siis maapiirkondadest. Nii, kohe vaatame. Nii. Yes. Nii. 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 Jah, aga kas ta nüüd sealt on näha? Sellepärast on see küsimus. Üks hetk meil vähekene läheb siin tehnilise poole pealt. On näha väga hästi läbi veebi ka, kõik on korras. Selge, väga hea. Siis saame edasi. Suur aitäh ja vabandust selliste väikeste tehniliste viperduste pärast. Aga tänane teema siis on tõesti selline väike põgus sissevaade sellesse, mis asi võiks olla sotsiaalne innovatsioon. Ja kuidas ta tegelikult ka mõjutab seda, mismoodi meie ühiskonnad ja kogukonnad muutuvad ja kas seda on võimalik ka siis tagant tõugata ja soodustada.
Kõigepealt võib-olla selline keeleline tähelepanek ja minu selline pidev häda ja vaev on olnud alati selle sõnaga sotsiaalne innovatsioon, et mõlemad kaks sõna selles terminis on hirmus koledad ja ta on otsetõlge ingliskeelsest social innovationist, et ma nägin juba siin auditooriumis oli ka keeleteadlikke inimesi, nii et hästi teretulnud on pakkumised, et mis oleksid hea vaste eesti keeles, mis võib-olla oleks siis rohkem siis meie keelele omane, et olen ise kasutanud ka ühiskondlikud uuendused, aga ka see võib-olla jääb mõnikord liiga selliseks ümmarguseks ja ei anna võib-olla seda sisu üle, nii et kõik alati ma kutsun ülesse, et isegi kui ma siin ettekandes kasutan selliseid koledaid akadeemilisi võib-olla sõnu, siis pakkuma julgelt ka neid eestikeelseid alternatiive ja vasteid. Et paraku niimoodi on või õnneks, et valdkond üldse innovatsiooniteadused ei ole liiga vana valdkond ja sellist välja kujunenud sõnavara, et ka eestikeelset liiga palju ei ole meil. Aga teeme oma parima. Aga kust me siis pihta hakkame? Ehk et kui me räägime sellest, et kuidas ühiskonnad nagu kujunevad ja muutuvad, kuidas meie maailm on muutunud, siis me oleme ju ometi kuidagi tänasesse päeva jõudnud. Me ei ela täna enam koopas, me istume siin ekraanide taga, tuli põleb, eks ju, et see on midagi hoopis teistsugust. See kõik on kuidagi juhtunud ja mitte üleöö. Üks sotsiaalse innovatsiooni suur visionäär ja mõtleja, Jeff Malgan, on siis selgitanud või andnud omapoolse sellise interpretatsiooni, et mis on olnud ühiskondade jaoks nende muutuste sellised suured tõukejõud või mis on need asjad, mis on nagu surunud takka seda, et me oleme sealt koopast jõudnud täna siia tänasesse kaasaegsesse maailma. Ja ta toob välja, et on olnud läbi aegade 3 sellist suurt domineerivat käivitajat, millest esimene kõige ürgsem on siis võim ja vallutused, et inimkonnale on olnud vajadus, kas siis nagu kaitsta oma ressursse ja ihaleda ka naabri omi teinekord. Ja see on midagi, mis on nagu sundinud otsima kogu aeg mingeid uuendusi, mingisuguseid teistsuguseid lahendusi. Ja see tõukejõud ei ole ka tänapäeval kuhugi kadunud, et väga sageli me teamegi, et näiteks või räägitakse ja nähakse, et näiteks igasugused sõjad ja sellised kriisiolukorrad on väga hea selliste uuenduste kasvulava, sest et seal on selg vastu seina, kus on nagu ellujäämise küsimus see, et kas sa nüüd võib-olla leiad mingisuguse alternatiivse viisi kas siis võitmiseks või kaitsmiseks, et see on selline üks läbiv tegur. Siis teine, mida Jeff Malgan nagu pakub välja, et mis on olnud ka läbi aegade muutusi taganttõukav, on au ja hiilgus. Ehk et inimese soov olla looduse kroon, panna jõed tagurpidi voolama, ehitada suuri püramiide, mis tundub jällegi kohati nagu kuidas ometi ilmvõimatu igasuguste füüsika ja loodusseaduste nagu vastu, et aga see soov nagu nihutada neid piire. Täna me näeme kõiki seda kosmosevallutused on see, kus me nagu ei taha võib-olla leppida sellega käega katsutava ja tajutavaga, vaid nagu rohkem ja suurem ja säravam ja näidata sellist ka ütleme nendest loodusseadustes mõnes mõttes nagu üleolevust isegi, et iseasi palju seal võib-olla seda niisugust suurt tõtt või ütleme sisulist tõenduspõhisust on, aga ütleme see soov on nagu see pinge on sealt tulenev. Siis tööstusrevolutsiooniga lisandus kõigile 3. suur tõukejõud, mida me täna teame, eks ju, ehk et raha, kasum, et kus tekkis huvi, et uued nagu võimalused selleks, et teenida kasumit. Ja see oli see, mis pani otsima järjest uusi viise, lahendusi, et suurendada siis omanike jaoks nende
rahakotti, aga teatav selline nagu siis ahnus, kasumiahnus on olnud ka selline tugev tõukejõud ja taaskord, eks ju, et seda ei saa kuidagi pahaks panna, sest et tänu sellele on meie ühiskonda tulnud väga palju uusi lahendusi, tegelikult kõik needsamad elektroonika, kõik uued materjalid, masinad, seadmed, et nad kõik on olnud seotud sellise äri ja ettevõtluse poolt tulnud sellise survega. Aga ometigi on nii, et vaatamata sellele, et need suured mõjurid on maailmas olemas olnud pikka aega, ei ole me jõudnud sellisesse heaollu või et meil jätkuvalt on maailmas probleeme vaata et isegi rohkem kui kunagi varem. Me oleme väga targad, meil on targad masinad, me oskame toime tulla loodusjõududega, et siiski meil on suured küsimärgid, et kuidas tegeleda ülemaailmse ebaõiglusega, kuidas tegeleda kliimaprobleemidega, kuidas tegeleda suurte rahvastikumuutustega, vaesusega ja nii edasi, erinevad pandeemiad. Nii et see ei ole andnud meile sellist selget, et meil ei ole nagu sellist võluvitsa jätkuvalt, et mis nagu nende teemadega aitaks tegeleda ja samas need on need, mis on nagu järjest rohkem päevakorrale nagu kerkimas. Ja siit tegelikult tulebki siis nii-öelda neljas, nii-öelda see kõige värskem ühiskondlike muutuste tõuketegur või mis neid kindlustab tagant, ongi inimeste heaolu, inimeste ja looduse heaolu, et üha rohkem ja rohkem saab see olema selliseks käivitavaks jõuks, miks me hästi teadlikult otsime neid uuendusi. Võib-olla selle tänase olukorra illustreerimiseks veel mõned sissevaated, et mis meil siis see tänase keerukus on. Keerukus on see, et me elame selliste mitmikkriiside ajastul ja need kriisid ja need erinevad probleemkohad on omavahel hästi tihedalt põimunud, et neid ei ole võimalik nagu lahti harutada ja ükshaaval hakata lahendama. Et maailma siis majandusfoorum annab välja maailma globaalset riskiraportit ja siin on üks väljavõte sellest, kuidas siis prognoositakse probleeme just globaalses vaates järgnevaks kümnendiks ja mis on nüüd kõige nagu domineerivamad probleemkohad globaalses heaolus ongi ebavõrdsus, heaolu ja tervise nii-öelda halvenemine, sotsiaalne polariseerumine ja seal üleval on näha ka siis selline misinformatsioon ja väärinformatsioon, nii et sellised hoopis uued probleemkohad, mis saavad hästi ühiskondade jaoks sellisteks siis nagu takistusteks või väljakutseteks ja nad kõik nagu näha on omavahel väga tihedalt ühendatud, ehk et neid ei ole võimalik nagu ühe vitsaga ära lahendada ja see teeb sellise kogu selle probleemidega tegelemise keeruliseks, neid nimetatakse ka nurjatuteks probleemideks, et sealt ei ole võimalik kuskilt kinni hakata ja meie nii-öelda tavapäraste viisidega neid ära lahendada, nagu ei olekski nagu võimalik. Siis veel võib-olla sellist depressiivset informatsiooni, et see globaalne väljavaade siis sellesama majandusfoorumi aruande kohaselt on siis see, et meil jätkub ja kasvab siis ebakindlus, et see on meie uus normaalsus, et rahulik ja stabiilne elu on pigem erand ja ongi erand kui reegel ja siis globaalse riskitaju küsitluse alusel, kus siis annavad oma sisendi erinevad valdkonna eksperdid, poliitikakujundajad, teadlased on prognoosinud, et milliseks kujuneb siis väljavaade siis 2 aasta pärast on see ülemine ja 10 aasta vaatest. Ja kui siis aasta 2025 hinnati, et siin järgneva 2 aasta jooksul on väljavaade tormiliseks hindas 105%, siis 10 aasta perspektiivis sama seltskond näeb, et see on juba 17% ehk et globaalsed katastroofid ja riskid muudkui meil terendavad. Turbulentseks ajastuks on siis kolmandik kuni peaaegu pool, siis 10 aasta perspektiivist hindab seda väljavaadet, et vapustused ja suurenenud globaalsete katastroofide oht ja ühesõnaga, et nagu te näete, et siis
et seda stabiilset aega nagu nähakse pigem tõesti väga vähe tõenäolisena, pigem just suureneb need väga suurte kriiside ja probleemidega ajastud. Nii et me oleme sisenenud juba sellisesse turbulentsesse mitmikkriiside ajastusse, kus võib-olla sellised varasemad konventsionaalsed lahendused, nii meie ühiskondlikud, kuidas avalikud teenused on korraldatud, kuidas ruumid on siis planeeritud, kuidas meil kuidas koolid toimivad, nii edasi, et see kõik tegelikult jääb ajale jalgu. Ehk et meie loodud süsteemid, meie võib-olla sellised just niisugused formaalsed süsteemid ei vasta enam sellele, mis on see tegelik vajadus. Ehk et illustratsiooniks siis siin näide, et Honduras'es ehitati sild ja tuli torm, jõgi läks minema, sillast pole enam tolku. Ehk et piltlikult öeldes oleme me täna suuresti ühiskonnas sarnase situatsiooni ees, et need tööriistad, millega me oleme siiamaani toimetanud, meid liiga palju enam edasi ei aita. Ja nüüd ongi siis see küsimus, aga mis siis me päriselt ära teha saame? Et kus kohas siis neid lahendusi võiks otsida? Ja üllatus, tulles selle meie loengu pealkirja juurde, siis üks võimalik viis, et kust kaudu hakata, ma isegi ütleks siis pigem nagu leevendusi, mitte lahendusi nendele ühiskondlikele väljakutsetele otsima, ongi siis sotsiaalne innovatsioon. Ka võib nii öelda, tagasi juurde. Kuigi mul on siin juba selline definitsiooni pilt olemas, ma korraks siin annan teile ka veebis niisugust mõtlemise hetke ja küsin ka siin ruumis tegelikult olijate käest seda sellist küsimust, et kui me mõtleme sõnale innovatsioon, siis mis ennekõike meenub? Uuenduslikkus meenub. Areng meenub. Ja. Aga kui me mõtleme seda, kas innovatsioon on arengu sünonüüm? Päris sünonüüm nagu ei ole. Aga mis seal vahe võib olla? Uutmine, vot seda sõna ei olegi. Mis, kui te mõtlete natukene, et mis võib olla seda eripära, et mis eristab siis sellist arengut ja innovatsiooni? Miks me siis ei kasuta sünonüümina neid? See peaks olema millegi teistmoodi, uutmoodi, paremini, kasulikumalt, mõistlikumalt tegemine. See areng on loomulikult, et silmad lahti ka arened juba. Kas ütleb, innovatsioon on positiivne? Pole positiivsest üldse see värk, aga see on millegi teistmoodi tegemine. Loomulikult raha kulub kohe ära. Eve, sina tahad midagi pakkuda? No meie mõttes, selles mõttes, et kui me räägime õppekava vaates, siis tegelikult me võtame kokku nagu selle, mis inimese jaoks on see sotsiaalinnovatsioon, et siis nende teenuste ja toetuste tema vajadustele vastavaks teha. Meie nagu lähtume sellest perspektiivist nagu õppekava vaates. Aga erinevus arendamisega, teenuste arendus? Teenuste arendus selles mõttes, et see on natukene sellisem laiem vaade võib-olla, et pigem see innovatsioon ja see on nagu selline natukene kitsam vaade meie jaoks. Rohkem inimese kesksem, tema vajadustele vastav. Ja, no ongi, ega ma ei ütlegi, et siin saame võtta joonlaua ja tõmmata siia piiri vahele. Mairi on minu loengutes ka varem olnud. Vaikib. Aga üks viis, kuidas võib-olla neid sõnu näiteks eristada, sest ma toon pildile ka kolmanda sõna, kui me räägime uuendustest, siis on olemas ka leiutamine näiteks. Leiutamine ja laiutamine, no jah. Et üks võimalus, kuidas neid värve eristada, mis kohati ikkagi kokku sulanduvad, on see, et arengu puhul on meil väga üldiselt teada ka see selline
kuidas see arendusprotsess nii-öelda lõpeb. Ehk et meil on mingid tõendusmaterjali, varasemaid teadmisi selle kohta, et kui sa teed nii, siis tulemuseks on see asi. Ehk et teatav nii-öelda muutuse mehhanism on nagu teada ja proovitud, on ju, ja selles on nagu sellist rohkem kindlust. Innovatsiooni puhul me teame väga hästi, mis on meie probleem, kust me peame hakkama lahendama, aga me ei ole päris lõpuni kindlad sellest, et milline see lahendus võib olla. Et seal on väga palju määramatust, ehk et me võime aimata, kus suunas see lahendus liigub, aga meil ei ole seda kindlust, et me teame, et kui me hakkame minema, siis me kindlasti jõuame sellesse, ütleme, toimivasse nagu muutusesse või kohanemisse. Ehk et seal on väga palju riske, et seal on ka võimalust oluliselt rohkem ebaõnnestuda ja seda ebamäärasust on sellises innovatsioonimaailmas oluliselt rohkem, võib-olla see arendus saab olla selline veidikene turvalisem ja leiutamine omakorda on siis midagi täiesti uue tegemine, kui innovatsioon võib olla ka ülekandmine, kopeerimine, kohandamine, et ta nii-öelda ühe paiga või konteksti tundlik, et me toome mingisuguse lahenduse kas ühest valdkonnast teise valdkonda üle, eks ju, et ma ise olen uurinud näiteks sellist koosloomeformaati nagu häkatonid, mis ju alguse sai ärimaailmast, et sellised kiirendid, ideekiirendid, et selliste uute siis jah, teenuste või lahenduste hästi kiireks arendamiseks ja prototüüpimiseks. Ja, aga tänaseks on näiteks see formaat üle kantud nii avalikus sektorisse, haridusse, väga erinevatesse kohtadesse. See on hästi tüüpiline, et selliseid üle valdkondade neid lahendusi kantakse üle ja ka üle paikade, et mingid asjad on ühes piirkonnas e-valitsemine Eestis täitsa normaalne asi, ei oskaks innovatsiooniks nimetada, paljudes teistes riikides e-valimised oleks kindlasti nagu kvalifitseeruks sellise uuenduse alla, nii et ta on ka nagu sealtpidi konteksti tundlik. Nii et, aga mis on veel innovatsioonile oluline ja mis on ka teda ühendab arendamisega, on see praktilisus, nii nagu siin sai öeldud, et tema kasutajale orienteeritus ja ta peab midagi tegema paremaks, et seal peab tekkima midagi sellist senisest paremini toimivamat, eks ju, et mis ei tähenda, et innovatsioon alati selleni ka jõuab, ehk et me saame seda alati tagantjärgi hinnata ja ettepoole me seda garantiid anda ei saa, aga see soov on midagi siis saada suuremat või teistsugust väärtust looma. Nüüd, ja see on see, mis leiutamise puhul võib-olla nagu puudub, on ju, et sa võid leiutada 2 jalaga tabureti, aga kasu temast võib-olla liiga palju ei ole, aga sa oled ära leiutanud näiteks. Ja siis on sellel pildi peal, kui me räägime sellest sõnast innovatsioon, veel selliseid termineid, millega ta haakub. Et sageli öeldakse, innovatsioon on ka seotud nagu arenguga, aga arenguga on seotud ka revolutsioon ja evolutsioon. Et neid iga erinevaid mudeleid, et mismoodi nagu muutuseid ühiskonnas kirjeldatakse, on ju tegelikult nagu rohkem, et ma lihtsalt võib-olla selle mõttekäiguga tahangi nagu laiendada seda pilti, et me ei saa vaadata sellist sotsiaalset innovatsiooni sellise absoluudina, et ainult nii ja mitte kuidagi teistmoodi, vaid on ka revolutsioonilised arenguid ja on evolutsioonilised arenguid, mis mõlemad on võib-olla kätkevad endas veel rohkem sellist nagu raskust või ütleme seda keerukust, ma mõtlen evolutsioon, et oma olemuselt väga julm asi, eks ju, et nõrgemad surevad välja, me ühiskonnas ilmselt nagu sellist evolutsioonilist kulgu ka nagu päris ei tahaks nagu täna vastu võtta. Ja revolutsioon on seotud tõesti selliste kiirete ja järskude ja lammutava loomusega, nii et see on see väli, eks ju, kus me üldse nagu toimetame. Ja kui me nüüd sellest innovatsiooni vaatame, mis me ütlesime, et ta püüdleb ühiskonna jaoks siis suuremat väärtust, senisest teistmoodi või paremini toimivaid lahendusi, siis
siis meil ju ikkagi räägime nüüd omakorda sotsiaalsest innovatsioonist, meil on olemas ka tehnoloogiline innovatsioon ja neid erinevaid tüüpe on ka omakorda väga mitmeid, aga põhiline, mis tõesti siis nagu seda tehnoloogilisest innovatsioonist eraldab ongi või eristab ongi siis see, et me räägime just sellest, et mis toimub inimsuhete tasandil, mis toimub erinevate ühiskonnagruppide siis koostoimimise tasandil ehk et kust tulevad need probleemid, mis on nagu struktuursed probleemid selles, et mismoodi me koos siin ühes ajas ruumis eksisteerime. Et ta otsib ikkagi just ennekõike seda sotsiaalset väärtust, mitte niivõrd nagu majanduslikku väärtust ja ta on väga sageli ka siis reaktsioon ühiskondlikule rahulolematusele ja olemasolevate välja kujunenud süsteemide mittetoimivusele. Jah, palun. Ma korraks mõtlema selle keele poole peale siiski, et kas see, ma lahutaksin nüüd selle sõna nagu osadeks, eks ole, siis see minu jaoks läheb ta sinna perekonda nagu innovatsioon, nagu indoktrinatsioon või intubatsioon või ühesõnaga see nagu see in on sisse, nova on uus, eks ole, et kas ta on nagu arenguga võrreldes, kui areng on pigem sisemine, siis see innovatsioon on nii-öelda väljast kellegi teise poolt, kellegi poole suunatud nagu väljastpoolt tulev tegevus. Kas see võib selline vahe olla sees? Ma tunnistan, et ma ei ole niipidi mõelnud. Mulle pigem nagu kangastus nüüd see probleem, mis on veel sellega, et kas innovatsioon on protsess või see tulemus või asi, eks ju. Et kas see nagu kiht on see, et kas me räägime, et innovatsioon on see, et tegime selle nii-öelda keerulise tsükli läbi ja jõudsime mingi uue lahenduseni, nüüd on innovatsioon või ka see tsükli läbimine ise on juba innovatsioon, eks ju. Et see protsess on, et ma arvan, et siin kui sa mõtled sõnale innovatsioon, siis vahet ei ole, mis sõna sa siin ette paned, tehnoloogiline või haridusinnovatsioon või mis iganes, et ja. Kui me üldse tahame vahet teha sõnal areng ja innovatsioon, kus see vahe on, et üks nagu tuleneb selle muutuse kandja nagu sisemisest vajadusest ja tegutsemisest või keegi muudab midagi väljaspoolt. Need on nagu võib-olla see. Jah, see on see mõtlemise koht ja siin ma arvan, et ma jään praegu nagu kimbatusse selle vastuse andmisega just selles osas, et kui me räägime sellisest sotsiaalsest innovatsioonist, siis see vaade on pigem nagu see, mis toimub inimeste vahelises alas, eks ju. Ja see, kus see nagu vajadus tuleb, siis nüüd on jällegi see, et agentsuse ja struktuuri vastasmõju küsimus, et kus siis nagu kus see nagu tõuge on. Ma räägin näiteks tehnoloogilisest innovatsioonist, siis seal on nagu raske seda nagu tuua, et kust see vajadus nagu tuleb, et nagu ma ütlesin, et seal pigem on see ambitsioon sageli ka just majanduslik, eks ju, et innovatsiooniteaduse sai nagu sisse 100 aastat tagasi orienteeruvalt, kui Schumpeter siis oma selle majanduse vaatest selle innovatsiooniteooria siis sellega välja tuli ja ütleski, et need ettevõtted peavad innoveerima selleks, et püsida elus, eks ju, elujõulisena, et sa pead kogu aeg leidma uusi nišše, uusi turge, kogu aeg vallutama sellepärast, et sul on nagu vaja seda uuenduslikkust, sest et kui muidu jääb nagu seisak, muidu ei toimu seda pidevat nagu arengut, et see innovatsioon on nagu siis selle nagu tõukab tagant seda piiride nihutamist, eks ju. Nii et see on hea küsimus, ma jätaks selle niimoodi õhku ja ei laseks ennast praegu kõrvale meelitada plaanitud vestlusmaast. Mida seda muudaks? Ja väga hea. Aga ütleme, kogu keeruline jutt ühel lihtsal pildil niivõrd kuivõrd, et innovatsiooni puhul, see sotsiaalse innovatsiooni puhul on oluline meelde jätta seda, et kuskil on mingi koll, et sotsiaalsed probleemid, mis sageli on mitte selles mõttes, et keegi kuri inimene kuskil tahab hirmsasti teiste inimestele halba, vaid sellepärast, et sama see elu muutumine, ühiskondade muutumine, kunagi väga mõistlikud ja head lahendused saavad tänasel päeval pigem nagu probleemide allikaks, eks ju.
et hakkavad tekitama ise uusi probleeme, et seal ei ole võimalik, et me teeme nüüd, ma ei tea, pensionisüsteemi valmis ja siis ta aegade lõpuni muudkui toimib ja meile nagu pakub nagu head lahendust või et hea näide ka näiteks probleeme teatab, võib-olla ei ole väga palju, nii palju internetis ja ei kasuta veebiteenuseid, kui oleks nagu vaja, et riik tahaks, et kaotame postkontorid ära, maapiirkondadest paneme veebiteenuse asemele, eks ju. Riik tahab või riigi võimul on ärimeeste ahnus on see. No nii, aga tagasi suund tegelikult, algul oli kõik, et teeme ja nüüd tõmbame kõik kokku, et kõik tuleks kindlasti ära. Aga ühesõnaga, aga kus ma nagu jõuda tahan, on see, et väga tore, õpetame erinevad generatsioonid siis kasutama meie häid e-teenuseid ja tulemuseks võib olla see, et tekib sotsiaalmeedia sõltuvus, tekivad veebipettuse ohvrid, vaimse tervise häired. Nii et just nimelt, et see ongi see, et need probleemid või nende lahenduste olemus ajas muutub ja mingil hetkel võib sellest esialgu väga hästi toiminud lahendusest saada see kurja juur. Ehk et sellega me arvestame, et see kogu aeg on nii-öelda libiseb eest ära, et ka nende sotsiaalse innovatsiooni puhul on see sama lugu, et mingiks hetkeks ta pakub leevendust, aga siis ta omakorda ilmselt need uued lahendused hakkavad tekitama mingeid uusi väljakutseid ja me peame kogu aeg olema valmis selle väljakutsest nagu kinni haarama ja sinna sisse vaatama, et mis siis sellega teha. Ja mis siis selle nende ühiskondlike väljakutsete ja probleemidega siis innovatsiooni võtmes nagu sellises ideaalses mudelis toimetataksegi on, et kuidas tuua need erinevad probleemi osapooled koos tajuma seda probleemi olemust, nägema seda oma rolli seal selles lahenduses ehk et mõistma seda, et mis on need suhete konfiguratsioonid ja mustrid selle nende probleemide väljakutsete sees ja kuidas me saame just neid suhteid muuta selleks, et me leiaksime selle uue koostoimimise viisi ehk et ta aitab ka, kui me näiteks mõtleme selle peale, et erinevatel ajastutel on näiteks erinevad inimeste oskused väga väärtuslikud, eks ju, et oli, ma ei tea, ajaloos ma olen väga kehva, vabandage juba ette, aga et keskajal käsitöölised ilmselt väga hinnatud ja ühiskonnas nii-öelda väärtustatud kild on ju, just ja ajad muutuvad ja ühel hetkel nagu sellised, kui sul on nagu talenti ja annet seda teha, siis et sul oled küll väga nagu andekas, aga võib-olla enam nagu seda rolli ja positsiooni ühiskonnas ei ole, et me oleme nagu muutnud seda, kuidas me mingitesse asjadesse suhtume või prügi on ju, kui me mõtleme selle peale, et kuidas nagu prügi tähendus on inimeste jaoks muutunud, et ta on muutunud sellisest ülejäägist tänaseks nagu ressursiks ja ressursiallikaks. Nii et selliste nagu tähenduste muutus, suhete muutus ja ka nende erinevate jõujoonte ja hierarhiate nii-öelda ümberpaigutamine ja see inimese kesksus, nii nagu Eve ka ütles, et on seal need võtmemärksõnad ja selle kõige, nagu kui nad on hästi sellised nagu oma loomult selline rohujuure tasandilt, et ta on hästi läheb inimeste ja kogukondade tasandile see sekkumise koht, eks ju, siis tema selline süsteemi ümberkujundav mõju tuleb sellest, et hästi palju väikeseid erinevaid algatusi liiguvad ühes suunas, ehk et kui me räägime sellest näiteks keskkonnahoiu teemadest, keskkonna näiteks teadlikkuse teemadest, siis väga palju selliseid pisikesi väikeseid algatusi, mis kõik nagu liiguvad selles soovitud suunas, loovadki selle, et me ühel hetkel mõtleme mingitest asjadest teistmoodi, väärtustame teistmoodi või teisi asju. Nii et see ei ole selline radikaalne muutus, nagu ma ütlesin, revolutsiooniline muutus, vaid pigem niimoodi tasahilju sammult palju väikeseid toimijaid, kes nagu püüavad nagu leida seda nagu nihestamist sellesse olemasolevatesse süsteemidesse ja tehnoloogia on siin pildil ka täiesti olemas, aga tema tuleb juurde sellise abistava vahendina, mitte nagu selle innovatsiooni keskse olemusena, et tehnoloogia lihtsalt aitab mingeid protsesse kiirendada, aga see ei ole selle muutuse nii-öelda tuum, et meil nagu kuidas? Ja ette. Ja palju. Aga me räägime praegu siin sellisest nagu kontseptuaalsest nagu muutusest või kuidas seda innovatsiooni, sotsiaalset innovatsiooni siis võib-olla ette kujutada. Ehk et see muudab seda, kuidas inimesed
koos, ennekõike just see, et see ei ole sellise väikese nagu eliidi asi nagu lahendada, vaid et tõesti inimesed koos muudavad või proovivad probleemidele leevendust leida ja loob uut koostöö tegutsemisviise. Et kui me nüüd tuleme tagasi selle minu esimese slaidi juurde, et kus on olnud need ühiskonna muutuste tegurid selles vallutustes ja hiilguses ja kasumis, siis seal on innovatsioonide ja uuenduste käivitajaks, see võti on olnud sellises ühiskonnal eliidil, väike osa ühiskonna nii-öelda eliiti, kes suunab ja drive'ib nii-öelda seda muutust ja suurem osa ühiskonnast on siis see passiivne, kes siis lõpuks siis nagu tarbib seda uuendust, siis sotsiaalse innovatsiooni puhul on seal just see, nagu see muutus, et sisuliselt nagu see lai ühiskond on see, kes loob seda muutust, mitte ei jää ootama, et kui kuskilt on nagu tuleb ettevõtja, kes toob mingi lahenduse ja umbes, et siis selle järgi joondume. Ehk et loomulikult need muutused või need mõjurid eksisteerivad koos, nad on omavahel konkurentsis või kooskõlas, ühesõnaga, et need omavahelised dünaamikad ka, aga jällegi, et kui püüda nagu seda mõtet eristada, siis sotsiaalne innovatsioon tähendab sellist demokraatlikku protsessi, hästi kaasavat, hästi koosloomelist protsessi, kus nagu inimesed koos püüavad nagu seda tähendust muuta ja koostoimimise viise muuta. Ja mõned näited, et võib-olla seda ilmestada, et sellised klassikalised näited on see, et naiste valimisõigus on olnud mingil hetkel selline ühiskondlik uuendus, mida me täna enam uuenduseks ei pea ja see ilmestab seda, et innovatsioonid on väga lühikest aega innovatsioonid, ehk et sellel hetkel, kui innovatsioonist saab uus normaalsus, tal hakkab olemast innovatsioon, siis ta saab olema süsteemi osa, ehk et ta muutub osa sellest samast süsteemiks, mis ühel hetkel jälle nagu jõuab oma piirideni ja peab muutuma. Lasteaiad on olnud omal ajal sotsiaalne innovatsioon, kus algatus tegelikult ju sai alguse sellest, et hariduslik või see käsitlus lapsesse kui sellisesse mitte mini-täiskasvanusse, vaid hoopis teistsuguse kognitiivsete võimetega isikusse, et püüti nagu võib-olla seda hariduslikku niisugust niši teemat arendada ja siis koos tööstusrevolutsiooniga avastati, et oi kui tore, et nii saavad naised liigi tagant tulema ja saavad tehasesse tööle minna. Ehk et jällegi, et mingisugused sellised algatused muudavad seda, kas siis kuidas erinevatel ühiskondagruppidel, millised rollid neil on, või see on nagu tegevused. Ka maailma koristuspäev, mis on Eestist alguse saanud, on võib-olla Eestis me ei taju seda sotsiaalse innovatsioonina, aga näiteks sellistes arenguriikides, kus kogu selle koristuspäeva mõte, et meie loodus on meie kõikide erinevate osapoolte, on need kogukonnad, on need asutused, on need ettevõtted, nagu ühine pingutus ja seal just nimelt nende uute koostöövormide tekkimine, kus nagu luuakse seda ühist vastutust, on midagi väga teistsugust, mida varasemalt nendes paikades ei ole olnud, nii et on muutnud seda, kuidas erinevad osapooled nagu suhestuvad. Aga need teised näited on kõik võimalik siis innovatsioonide alla sotsiaalseks innovatsioonideks määratleda. Et nagu juba siis kokkuvõttelt saab öelda, et seda tõukab innovatsiooni tagant just sellised süsteemsed ebaõnnestumised, struktuurne pinge, ka need kuhjuvad kriisid ja teise nii-öelda klastrina või siis selline soov õiglasema ja kestlikuma ühiskonna järele ja sageli ka õnnelik juhus või võimalus, et keegi suudab ette kujutada, et teistmoodi saab ka. Ja see on sageli võib-olla see kõige suurem pidur, et me väga raske on mõelda olemasolevat struktuuridest väljapoole ja näha võimalusi hoopis teistes kohtades. Et siin on jälle kellega me varem oleme kohtunud kuskil loengutel, siis ma alati toon seda näidet oma enda praktikast, need samad sotsiaalsed häkatonid ehk Võrumaa Munki vana loometalgud, kus üks meeskond lahendas probleemi, et erivajadusega noored ei pääse tööturule, et kuidas siis kokku viia siis erivajaduse noored ja tööandjad ja selleks on vaja äppi, see oli aasta 2018, kui ma ei eksi, ja tükk aega küsisid
ja ise väga õnnelikud ja vägev tiim oli koos ja õnneks oli peale sellist hästi intensiivset paaripäevast üritust on selline teatav rahunemise faas ka ja kui me siis niimoodi jätkumentorluse käigus, siis nad hakkasid korraks uuesti sellele probleemile otsa vaatama, siis nad said aru, et oota, aga me vist ei ole käinudki tööandjate juures ja öelnud, et meil on siin sellised toredad noored inimesed, kes suudaksid mingit tüüpi tööd väga hästi teha ja siis nad lihtsalt astusid tehase uksest sisse ja rääkisid ja need noored said tööle ilma selle äpita. Ehk et sealt tuleb see minu sõnum, et Eesti kontekstis on innovatsioon ka see, kui kaks eestlast rääkima hakkavad. Ehk et need on need näited, eks ju, et me nagu kujutlusvõime sellest, et kuidas teistmoodi saab ka ja nii nagu ma siit juba laua tagant kuulsin, et juurde tagasi ja väga sageli ongi need lahendused tegelikult inspireerunud sellistest varasematest praktikatest, lihtsamast elust, nii et see on väga nagu asjakohane, ma ütleksin. Hästi ära unustatud. Ja, aga veel näiteid, mis väga hästi nagu saab sellesse, et erinevad sellised kogukonnaaiad, mis võib esmapilgul tunduda, et tegemist on toidu kasvatamisega, siis tema nagu see väärtus, ühiskondlik väärtus on pigem sellise läheduse loomine, kontaktide loomine, kogukonna vahelise sidususe suurendamine. Siin üks näide jälle mu enda kodukandist on selline asi nagu külaülikool, et suviti tulevad inimesed kokku, keegi avab siis oma aia ja õue ja räägib sellest, millest ta hea ja tugev on ja mida ta armastab. Ehk et siin selles ülikoolis ei ole olulised diplomid ja kraadid, vaid elukogemus ja selline paigatunnetus ka väga sageli, sest et see on hästi lokaalne nagu ettevõtmine ja see toob kokku inimesed, kes siis ühelt poolt nad saavad justkui selle väikse teadmiste ampsu, aga teiselt poolt jälle sul tekivad need uued kontaktid, uued suhte kvaliteedid ja väga palju avastamisi, et inimesed on väga sageli üllatunud, et millised talente meie kogukonnas on, ta toob nähtavale kogukonna ressursid ja kui sellel hetkel, kui see külaülikooli loeng toimub, võib-olla ei oska seda ära seostada, siis tegelikult hiljem hilisemates protsessides kuskil, kus on vaja võib-olla mingit teemat lahendada, siis needsamad kontaktid ja need teadmised ongi sama kogukonna ressurss, mille peale saab üles ehitada juba neid konkreetsemaid järgmisi lahendusi. Siin on pilt Obinitsa kogukonnaklassist ja see on nüüd selline jällegi, et me räägime maakoolidest, mida meie tänane selline hariduskorraldus nende pidamist liiga hästi ei soosi, siis see ju ei tähenda, et maalapsed ilma hariduseta jääksid või et ega siis elu sellepärast nagu ei saa seisma jääda, siis hakatakse improviseerima, mis on ka seesama innovatsiooni ja loomingulisuse allikas. Et sellised kogukonnaklassid, kus haridust ei vaadata nagu haridusteenusena, või pigem läbi selle, et me hoolime oma lastest, me hoolime oma kogukonnast, keskkonnast, kultuurist, ehk et see selline setokeelne haridusruum, mis kasutab ära nii seda ümbritsevat keskkonda, nii neid inimesi, kes seal kogukonnas on, neid lapsevanemaid, seda kultuurilugu ja seob selle siis see nagu, et ta materialiseerub sellise kogukonna koolina, aga tema tähendus on hoopis nagu laiem, et ta muutub selle kogukonna jaoks selliseks tugevaks ankruks, mis tegelikult aitab ka uutel inimestel sellesse kogukonda juurde tulla, et see selline hool ja vastutustunne ümbritseva ees on pigem see märksõna kui et klassikaline haridusteenus. Veel näide meil, nagu ma ütlesin, et minu näited, kuna ma uurin pigem maapiirkondade innovatsiooni, siis need on väga maakesksed, aga nii on. Kriisivalmidus on ka näiteks üks koht, kus me näeme seda sotsiaalse innovatsiooni ilminguid, kus jällegi riiklik süsteem ei ulatu igale poole või ei ole piisav. Me räägime vabatahtlikest päästjatest, vabatahtlikest politseinikest, nii edasi, aga sinna juurde ka veel siis näiteks Luutsniku ennetuskeskus, mis on küll nagu sellise vabatahtliku pääste sõlmpunkti ümber kogunenud, aga see on hoopis nagu laiem tähendus ja toimuvad kogukonna jaoks sellised oma
nii õppimise kohad, harjutamise kohad, ka nad on tegelikult taristut seal kogukond üheskoos nagu arendanud. Ehk et, ja see ei tähenda, ma ei taha siin öelda, et mis ütleb, et okei, et riik ei pea nüüd näiteks päästeteenust sinna piirkonda nagu tagama. Ei, vastupidi, riik peab ikka selle meile tagama ja maainimesed väga nagu vajavad seda, aga lihtsalt, et selle kõrval saab tekkida nagu täiendavaid vorme, mille järgi nagu, mis aitab siis nagu tõesti jällegi neid uusi sidemeid ehitada ja mis ühes järgmises kohas on nagu vaja rakendada. Et kui meil on ikkagi olukord, kus mingisugune probleem meil on, eks ju, et siis meil ei ole aega hakata siis õppima, kes on mu naaber või et kellel mis nagu võimalused on, et siis need samad ressursid saab kohe nagu rakendada ja see on kindlasti ka siis nagu riigiteenuse jaoks selline tore nagu täiendus. Hästi palju nüüd sotsiaalset innovatsiooni toiduvaldkonnas, kõik sellised otse tootjalt tarbijani lahendused väga erinevad on need, mis siis püüavad vastu hakata sellisele suurte poekettide ja suurte tarneahelatele ja püüavad rohkem selliste paigapõhist ja alternatiivseid mudeleid luua ja jällegi nad saavad oma jõu sellest, kui neid väikseid algatusi on palju. Ehk et üks väike algatus ei suuda muuta, aga kui neid on palju, siis nad omavad juba märkimisväärset jõudu. Ja siin on mul hea jällegi ka ütleme selline kohaliku mahetoidu väärtustamine, lihtsalt kuna see nüüd päevakajaline, see värske uudis, et kohaliku mahetoidu selline lahendus just Võru maakonnas ka on, et sõlmiti uus maheleppe, mis tähendab siis seda, et kõikides koolides, lasteaedades Võrumaal on siis aastaks 2030 50% toidust mahe ja püütakse kohalikku just nimelt, et seda luua alternatiivsed väärtusahelad. Jah, meil on kohe küsimus. Küsin jah, see vajalik. Ma praegu vaatan seda, siis minu jaoks joonistab nagu selline muster, et tulevikku ja uut otsitakse tegelikult minevikust. Et see on nagu eelmise ajastu innovatsiooni tagasipööramine on see tänane innovatsioon. Et talumees käis ka keskajal oma kartulaga nagu laadale, kartulaga käib, naeriga käis ja läks oma selle lihatüki ja võipütiga läks linna turule laadale, müüs seal need ära, nüüd me nimetame seda otiks. Otse toote. Sest vahepeal enamus ei tee ju mitte midagi. Aga sinna vahele. See on see hästi palju, ma nagu jõuan lõpuks nagu sinna kohta välja, et ma vaatan, mida nagu sõbrad ameeriklased praegu teevad, kes on jõudnud oma demokraatia traditsiooniga sinna maale, eks ole, et nad on valinud endale nagu nii ägeda presidendi, et nad tahaks, et ta oleks nagu kuningas ja pärandaks riigi oma pojale. Nende nagu sotsiaalne innovatsioon võtab täna seda kuju, et läheme nagu kuskile 300 aastat ajaloost tagasi. Seda veel mäletab keegi natukene. Aga nagu ma ütlesin, et oluline on see, et võib-olla see muster, mida nagu püütakse nende näidetega siin lõhkuda on, me oleme tänu sellisele efektiivsuse janule, mis on olnud meil abiks, et me ühiskond siiamaani jõuab. Me oleme võib-olla väga palju sellist vastutust ja võimeid kogukondadelt ära delegeerinud institutsioonidele ja ekspertidele. Me arvame, et arst on see, kes vastutab tervise eest, on ju seesama need probleemid, mis me jälle täna uudised kuulasin, kui siia sõitsin, et kuidas EMO-d on ülerahvastatud sellepärast, et inimesed, eks ju, ei tule ise väikeste tervisehädadega toime. Et need on need kõik nagu märgid, mis näitavad seda, et need samad, nagu sa ütlesid, ajaloolised oskused, eks ju, mida me oleme mingil hetkel kõrvale jätnud, kui tundub, et neid pole enam vaja, saavad võib-olla nagu tähendada, et me vastutame ise oma elu eest, me vastutame selle kogukonna eest, kus me oleme ja me saame tegelikult neid palju probleeme nagu leevendada ühistegevusega kogukonna nagu tasandil. Et see on nagu see küsimus, et kas me suudame nagu kogukondadesse ka tuua seda toimevõimekust nagu ka tagasi.
et me ei pea nagu kõiki asju ostma teenusena. Sama on asja kogu. Ma seda, et seda ma ei öelnud, aga ma lihtsalt tahtsin, et kas me näeme nagu kõiki lahendusi ettevõtluses, teenuses, riigi funktsioonis ja mis on siis kodanikuühiskonna ja see nagu kiht, eks ju, kus tegelikult on peidus mingisugused veel lahendused, sest me näeme, et kõike me sellise turumajandusega ja turupõhimõttega lõpuni lahendada ei saa, kuskil tuleb, ütleme selline piirid, et riik igale poole ei jõua, mis siis saab, eks ju, kas me kolime kõik Tallinnasse? Kas on niimoodi, et ühed teenivad kõrgeid palkasid ja siis teine osa on vabatahtlik, see on praegu selline tasand, luuakse kogu aeg suuremaks. Vastandused käivad. Ja, ehk et need on need pinged, mis meil ühiskonnas on väga selgelt ja millele me otsimegi leevendust. Aga viimane näide, et mitte jääda selle peale, et kõik on nagu ürgne ja talupoeglik, aga ka siiski. Sotsiaalinnovatsioon eksisteerib ka sellises poliitikaloome valdkonnas, et paar aastat tagasi jälle järjekordse sellise need pikad elektrikatkestused, mis lumisel talvel olid, nii Saaremaal, Kagu-Eestis, siis 3 ettevõtjat lõid dialoogi riigi ja oluliste institutsioonide juhtidega läbi sellise formaadi, et nad kutsusid iga kuu siis ühel teemal need inimesed paiga peale kohal, ehk et see selline teatav Tallinna ja maapiirkondade vastandumine ja siis omakorda nende sildade ehitamine. Ja selle tulemusel toimuski selline regionaalpoliitika arendamine mitte komisjonides, mitte eelarveridades, mitte raportites ja uuringutes, vaid vahetu dialoogina hoopis teises kontekstis. Ja täna saab öelda, et sellel on juba oma mõjud ja sellel on oma nagu selline käegakatsutavaid tulemusi, kui me mõtleme kas või äsja valminud Riigikontrolli raportile. Ehk et kas see on mõnes mõttes saab nagu mõelda sellest, kui sellisest poliitikaloome innovatsioonist, dialoogi innovatsioonist, et kas kõik olulised otsused sünnivad kuskil komisjonides või on võimalik rohujuure tasandilt algatada seda dialoogi ka institutsioonidega, et mis on kodaniku võimalus käivitada dialoogi. Ehk et kõige selle jutu kokkuvõtteks, mis ma tahan öelda, et kus on need nähtamatud viisid või see võimalik potentsiaal, mis lisaks siis sellele majandusele ja riigistruktuuridele aitavad inimeste heaolu luua on ja mis jääb sageli selliste formaalsete süsteemide varju või vahel on just nimelt see sotsiaalne taristu. Need on suhted, teadmised, usaldus, turvatunne, kohtumispaigad, koostöövõime, et need on nagu sellised märksõnad, mida me just võtame iseenesest mõistetavana, aga just nagu me oleme väga palju sellest ka selle arengu käigus ka ära kaotanud, mis meil ja tajudes seda, et meil on see kaduma läinud, et mõnes mõttes just nimelt tuleb ka seda uuesti kas üles otsida või siis ergutada, et kõik see, mis puudutab seda, et kuidas inimesed koos tegutsevad ja toimetavad, ei ole midagi, mis juhtub iseenesest ja on kuskil taustal siis, kui tähtsad olnud päris asja teevad, vaid tegelikult, kui me tahame võib-olla sellist mingisugust nagu muutust ja nende multikriisidega kohanemist, et siis me peame seda kihti nagu võib-olla teadlikumalt arendama ja kasvatama ja oskama sellega kihiga ka midagi peale hakata. Nii et see on see asi, mida ma saan öelda, et võib-olla seda on võimalik ka nendesse süsteemidesse istutada, on ju. Küsimus kõik erinevad rahastusviisid, erinevad poliitikakujundusviisid, need saavad olla kaasavad, demokraatlikumad, laiapõhjalisemad. Ja sealt võivad tekkida uued muutused nendele keerulistele väljakutsetele, mille ees me ühiskonnas täna oleme. Aga mina tänan.